Armsad sõbrad, ma tervitan teid tänasel esimarter Stefanuse päeval, teisel jõulupühal. Ja tänase mõtiskluse aluseks paneme tähele kirja kohta Luuka evangeelium 12. peatükist. Aga ma ütlen teile, igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka inimese poeg Jumala inglite ees. Aga see, kes minu ära salgab inimeste ees, salatakse ära Jumala inglite ees. Igaüks, kes ütleb midagi inimese poja kohta, võib saada andeks, aga kes teotab püha vaimu, sellele ei anta andeks. Aga kui neid viiakse sünagoogidesse ülemate ja võimumeeste ette, ärge siis muretsege, kuidas või mida enese eest kosta või mida öelda, sest sel samal tunni lõpetab püha vaim teile, mida te peate ütlema. Armsad sõbrad, minu meelest tänase päeva kirjakoht ja kogu Stefanuse lugu räägib meile uuesti, nagu ikka ja jälle piiblis, usust Jumalasse. Usk Jumalasse, mis on meie peamine hea tegu, mida me teha saame. Usk Jumalasse, mis peaks olema meie kristliku elu alus ja millest kasvavad välja kõik meie teised teod. Võime teha, kui palju häid tegusid me tahame, aga neil pole väärtus, kui nende aluseks ei ole usk. Ja samas, kui meie elus on tugev, ausameelne, kristlik usk, siis me paneme tähele, kuidas me ei pea pingutama selleks, et head teha. Et kõik meie head teod kasvavad välja sellest usust, mis meil südames on. Ka Stefanuse loos näeme me usku ja püha vaimu Stefanuses toimimas. Võib ju arvata, Stefanus on teadlik oma tegudega kaasnevatest ohtudest, eriti kui ta juba kohtu ette on viidud. Aga räägib ikkagi seda, mis on õige, mitte ei ütle seda, mis võib-olla kohtunikele meeldiv kuulda oleks. Ta ei ürita nii-öelda oma nahka päästa, vaid jääb kindlaks oma usule ja tunnistab oma usku Jumalasse, hoolimata sellest, kuhu see teda viib. Ka tänases kirjakohas on selge viide sellele, et kes usub Jumalat, see ka tunnistab teda. Ja kirjakohas on öeldud, et kriitilisel hetkel saame läbi püha vaimu Jumalalt tuge selles, mida öelda ja selles, mida teha, nagu sai ka püha Stefanos. Stefanuse vangistamine ise oli järjekordne näide tollel hetkel juudi kogukonnas valitsevast suletusest, samamoodi nagu Jeesusega enne teda, kui ta tuli rääkima asjadest, mis ei olnud kooskõlas seni kehtiva õpetusega, mis ei olnud kooskõlas seni kehtivate arusaamadega, siis hakati tal kohe ette heitma Jumala teotust, vastuvaidlemist Vanale Testamendile ja selle tulemusena toodi ta ka suurkohtu ette, selleks, et annaks aru oma tegudest ja sellest, mida ta rahvale räägib. Suurkohtu ees räägib Stefanos neile pika loo. Pika loo, mis tugineb Vanale Testamendile, mis tugineb tema tugevale seaduse tundmisele. Ta räägib neile pika loo Moosesest ja teistest prohvetitest. Sellest, kuidas Iisraeli rahvas on oma prohvetit taga kiusanud ja pole neid kunagi uskuda tahtnud. Ja sellest, et need samad inimesed siin suurkohtus hukkasid ka neile läkitatud päästja ehk Jeesuse. Ta süüdistab neid selles, et nad on alati pühale vaimule vastu hakanud, mis on aga tänase kirjakoha järgi lausa andestamatu patt. Edasi on kirjas, et preestrid ja ülemad tunnevad ennast Stefanuse jutust haavatuna. Ehk siis siin kehtib see tuntud ütlus, et tõde on alati valus kuulata. Nad kihutavad Stefanuse linna piiridest välja, et ta seal väljaspool linna kividega surnuks loopida. Seda tegid nad enda meeles ka Moosese käsu kohaselt. On 5. Moosese raamatus 17. peatükis ju kirjas. Kui su keskel mõnes su väravaist, mis issand Jumal sulle annab, leitakse mees või naine, kes teeb, mis kuri on issanda su Jumala silmis, rikkudes tema lepingut, kes läheb ja teenib teisi jumalaid ja kummardab neid,
päikest või kuud või kõiki taevavägesid, mida ma olen keelanud ja sellest teatatakse sinule ja sa kuuled seda, siis kuula hästi järele ja vaata. Kui see on tõsi, asi on kindel, seesugust jõledust on Iisraelis tehtud, siis vii see mees või naine, kes seda kurja on teinud, välja oma väravate ette. Olgu see mees või naine ja ta visatagu kividega surnuks. Seega oli juutidel enda meelest olemas tõesti kindel juhis, kuidas käituda nii-öelda ebajumala kummardajatega, nendega, kes jumala käske eiravad. Küsimus on ainult selles, et kas Stefanusele sai sellist ebajumala kummardamist tegelikult ette heita. Juudid ise olid kindlad, et Stefanus teeb oma evangeeliumi levitamise tööga seda, mis on issanda silmis kuri ja teenib mitte issandat, vaid teisi vägesid, ehk siis ebajumalaid, keda issand on juutidel keelanud teenida. Ometi jääb apostlite tegude raamatus ka mulje, et see surmamisotsus tuli suuresti nii-öelda emotsiooni pealt ja mitte ainult seadusele tuginedes. Kui me antud kirja kohta loeme, kus Stefanus on oma jutu rääkinud, siis näeme me väga emotsionaalset ja raevukat reaktsiooni kuulajate poolt. Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad kiristasid hambaid. Stefanus aga täis püha vaimu vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesus seismast Jumala paremal käel. Ja ta ütles, ennäe, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides söösid nad nagu üks mees tema kallale. Ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks. Nagu me näeme, siis koosviibimine, mis algas justkui korraliku kohtuprotsessina, kus kõik tundus olevat ametlik, kuulati tunnistajaid üle, kuulati Stefanast üle, lõppes järsku hästi emotsionaalselt. Kõigepealt tõusis emotsioon üles juba selle pealt, kui Stefanus heitis koosviibijatel ette Jeesuse surmamist, prohvetite ärapõlgamist, püha vaimu tagasi tõrjumist. Ja siis lõplikult läksid nad üle piiri selle peale, kui Stefanus kuulutas, et ta näeb Jeesust seismas Jumala paremal käel. Selle peale mindi hästi emotsionaalseks, karjuti ja kisati Stefanuse peale ja kaeti oma kõrvad kinni, et mitte Stefanuse juttu kuulda. Ja siis tegelikult, nagu me loeme, ei langetatud mingit kohtuotsust, või Stefanus lintsiti ära ilma igasuguse kohtuotsuseta. Sest sellist kambas karjumist kõrvad kinni kaetud ei saa ometi pidada kohtuotsuse väljakuulutamiseks. Ja sellist üheskoos kallale sööstmist kohtuotsuse täideviimiseks. See aga, et Stefanus tapetakse väljaspool linna piire, vähe sellest, et see on Vanas Testamendis niimoodi ette antud juhised, oli see üleüldse vana komme. Ka Jeesuse hukkamispaik asus tolleaegsetest linnamüüridest väljaspool. Samuti võime meenutada kas või filmilinal tuntuks saanud Parun Ükskülli hukkamist, mis viidi läbi väravate vahel, et see ikkagi linnast väljas oleks. Ning keskaegsetes linnades üldiselt asus Tapalava linnast väljas. Alles hiljem uusajal hakati hukkamist kui vaatemängu juba ka linna sisse tooma. Näiteks kas või 3 musketärist tuntud Krevi väljak Pariisis. Võib öelda, et hukkamisest hakkas kujunema vaatemäng. Ja vaatemäng on ju midagi, millega me tänapäeval hästi tuttavad oleme. Me justkui otsime vaatemänge oma elusse igal poolt. Põhimõtteliselt, kui vaadata, kuidas me jookseme kaameratega ringi ja kõike, mis väegi vaatemänguline on, püüame kaamerasse püüda, siis tekib selline huvitav küsimus, et kas Stefanuse tapmine oleks tänapäeval püütud kaamerasse ja nii-öelda internetiavardustesse oma elu elama lastud. Oli kummastav vaadata, kuidas inimesed kipuvad läbi kaamera silma kaotama oma kontakti reaalsusega. Ja unustama nii kõike selle koleda, mis tegelikult toimub, ega selle ilu, mida me näha võime. Mis kui paneme filtri kõigele vahele. Muidugi, pildistamine ja filmimine reisidel ja tähtsatel sündmustel on tore, eks seda tulebki teha mälestuste talletamiseks ja nii edasi.
aga vahel me kipume sellega liiale minema. Endal oli elamus reisil käies, kus mingil hetkel jõudis mulle kohale, et tegelikult ma vaatan kõik läbi kaamera, et mul on kogu aeg kaamera näpus, ma ainult pildistan, filmin ja pildistan. Ja sellist reaalset elamust nagu selles kohas, kus ma käin, kõigist neist kaunitest paikadest ja tähtsatest paikadest, mida ma vaatan, et sellist nagu ei jäägi. Et jääbki ainult see läbi kaamera silma nähtu ja filmitu, aga andke andeks, seda kaameraga filmitud materjali on tänapäeval terve internet täis. Seda pole vaja ise nii palju produtseerida. Pigem vastupidi just see, kui mõni pildiku sa oled ise peal millegi juures ja nii edasi. Aga kuidagi selline reaalsustunne läheb kaduma. Ja siis kui vaatad, kui inimesed on tänapäeval tulevad kontserdile, selle asemel ansamblit vaadata ja muusikat endasse imeda, selle asemel seda feelingut tunda, selle asemel nad võtavad kaamera välja, filmivad kogu seda elamust. Justkui nagu kogu eesmärk oleks see, et saaks ainult midagi kuhugi ülespanekuks filmida. Või siis ma vaatasin hiljaaegu dokumentaalfilmi just vulkaani purskast Uus-Meremaal. See oli päris hiljaaegu mõned aastad tagasi ainult. Selline väike saar rannikust 50 kilomeetrit, 1,5 tundi laevasõitu, kus asus aktiivne vulkaan, mida siis turistidele näidati. Ja siis sattus see õnnetus, et parasjagu oli saarel mingi 47 turisti, kui see vulkaan purskama hakkas. Ja siis ellu jäänud rääkisid ise seal dokumentaalfilmis antud intervjuus, mis oli nende esimene reaktsioon, mida nad tegid, kui vulkaan purskama hakkas. Esimene reaktsioon ei olnud mitte hirmu tunda, mitte mõelda selle peale, et nad on ohtlikus situatsioonis, vaid esimene reaktsioon oli see, et oi, kui lahe see välja näeb ja hakata seda oma mobiiltelefonidega filmima ja pildistama. See on nagu see irdumine reaalsusest, kuhu me hakkame tänapäeval jõudma. Me ei taju enam seda, mis meie ümber on, ilma kui me ei vaata seda läbi pikslite. Ilma kui me ei vaata seda läbi selle turvalise filtri, mille me igale poole vahele paneme. Igal juhul Stefanusel seda filtrit ei olnud. Tema viidi kisaga linnast välja. Teda loobiti kividega, mis on üsna piinarikas hukkamine. Ja ommeti palub Stefanus surres Jumalalt oma surmajatele armu. Ta palub, et nende tegu neile patuks ei pandaks. Ehk siis inimene, keda parasjagu piinarikkalt surmatakse, palub, et tema surmajatele halastatakse. See on midagi, mida on raske ette kujutada. Ja samas on see ülimalt kristlik teguviis ja selge Jeesuse eeskuju jälgimine. Ja selle võib selgelt üle kanda sellele, Stefanus usk oli siiras ja tugev. Ja ka tänu oma usule oli ta täidetud püha vaimu poolt, kes suunas tema tegusid ja sõnu. See on midagi, mille poole me kõik püüdleme. Olla usus kindlad, et püha vaim oleks meiega. Ka jutlus kirjutades püüdleme me alati püha vaimu poole. Teinekord tuleb see jutlus nii raskelt. Ma olen vahel näinud lausa õudusunenägusid sellest, kuidas ma jutlus kirjutan. Ja teinekord tuleb ta juurde nii kergelt, teinekord nagu sa astud kantslisse, tahtsid rääkida või ette lugeda hoopis midagi muud. Ja sa tunned, kuidas lihtsalt keegi läbi sinu häälega räägib, aga täiesti teisi sõnu, kui sina öelda tahtsid. Ja sa tunned, et võib-olla nüüd on tõesti midagi selle jutlusega õieti läinud. Kogu pühakiri ei nimeta midagi muud jumalikuks heaks teoks kui ainult usku. Jumal annab püha vaimu sellele, kes loodab Jumala peale ja usub temasse. Nagu kirjutab usuisa Martin Luther, usus elav kristlane ei vaja heade tegude osas õpetajat, vaid ta teeb kõike, mis tal õige tundub, ja ta teeb seda hästi. Ristiinimene, kes sellises usalduses Jumal vastu elab, teab kõiki asju, suudab kõiki asju, haarab kõikidest asjadest julgelt kinni, mida teha on vaja, ning teeb kõike rõõmsalt ja vabalt. Mitte selleks, et rohkelt häid tegusid ja teeneid koguda, vaid sellepärast, et sellega Jumalale hea meele valmistamine meeldib talle ning ta teenib Jumalat lihtsalt ja omakasu püüdmatult.
Talle piisab sellest, et see Jumalale meeldib. Sellist usus kasvamist, mis viib meid tugevama usu ja seeläbi Jumalale meeldivate tegude poole, mis viib meid Stefanuse moodi Jumalat igal pool ja igal ajal tunnistama ja seeläbi oma usku kinnitama. Sellist usus kasvamist on võimalik saavutada igal pool oma elus. Kuid kõige enam siiski kirikus koos oma kogudusega, koos oma kaaskristlastega. Ühiselt kasvame usus palju kindlamini kui üksinda ja ühiselt on usku kasvatades teeme me seda, mida Jumal meil kõige enam näha soovib. Seepärast ärge unustage kunagi oma kaasteelisi ja katsuge kui vähegi võimalik ka kirikusse jõuda, et teie teel ette tulevaid raskuseid ja rõõme jagada ning seda teed koos läbida. Sest koos on rõõmud rõõmsamad ja raskused kergemad taluda. Jõulud on aeg, kui me mõtleme oma õnnistegija sünnile. Ja on just kohane püha, mille ajal mõelda ka oma perele ja lähedastele, aga ka kõigil oma kaasteelistele siin maailmas. Jätta kõrvale see pealetungi plastikkommertsi maailm ja leida usku ja südamesoojust nende jaoks, kes on meie ümber. Meiega siin Kolgata teel koos käimas. Meie armastust ei väljenda mitte järjekordne vidin, vaid see, et me teiste jaoks olemas oleme. Siis äkki me lõpuks märkame, et ka meie pole sellel teel siin üksi, vaid ka teised on meie jaoks olemas, meile toeks, kuulevad meid ja aitavad meid. Ma ise kipun jõulude ajal masendusse langema, ennekõike selle kõigis pragudes peale tungiva kommertsiandi tõttu, mis hakkab teinekord juba jaanipäeva ajal peale. Siis on mul alati hea meel ka endale meenutada, et tegelikult leidub siin palju enamat, millele mõelda ja mida jagada, kui need õnnetud mänguasjad ja vidinad, mida nii palju ostetakse. Kallid sõbrad, katsuge pühade ajal jagada üksteisele oma usku ja oma südame soojust ning tehke niimoodi oma elu rikkamaks ja kaunimaks ning Jumalale meelepärasemaks. Aamen. Ja me palvetame meie Issanda Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Armsad sõbrad, ma soovin teile jätkuvaid rõõmsaid pühi, toredat lähedavat uut aastat. Käige alati usus Jumalasse, olge oma usus ja veendumustes kindlad ja olgu Issand alati teiega. Olge hoitud, armsad sõbrad!